ja jällegi Tiit Sokk räägib Andres Tobiga, et viga ju ei olnud. Aga midagi ei ole teha. Üks meeskond peab tänase kohtumise võitma ja tõenäoliselt praegu vaadates seda tablood on selleks Tartu meeskond. Aga mängida on veel 5,5 minutit ja 14 punkti. No mängida on veel palju, kuid Rannula, hea sööt Kikerpillile ja 5. viga Ando Tagametsale. 5 veaga Tagamets pingile. Nüübiti üks liidreid on mängust välja. No see on raske kaotus. Aga selles situatsioonis tuleb kindlasti kiita ka Heiko Rannulat, kes andis väga hea söödu. Sööt oli hea ja viga oli kindel, et siin nagu ei ole selles situatsioonis nagu millegile vaielda. Ja Tarmo Kikerpill vabaviske joonel. Kikerpill 26-aastane Tartu korvpallikooli kasvandik, 196 sentimeetrit ja Eesti meister siis hooaegadel 2001 ning aastatel ja finalist veel aastatel 96 ning 2002, nii et see on Tarmo Kikerpillile Eesti meistrivõistlustel 5. finaal ja seni on mehel kodus 2 meistritiitlit. Kogemusi kui palju? No kogemusi on kindlasti tal palju ja kui siia lisada veel mängud nii-öelda koondise eest ja rahvusvahelisel tasemel, siis on ta kindlasti üks kogenumaid, kes nii-öelda tänases mängus kaasa lööb. Tanel Sokk, 2 punkti ning vahe -13 Nüübiti poolt vaadates. Vaskis, pikka rünnakut mängivad tartlased, 8 sekundit rünnaku lõpuni. Uuesti Vaskise käes on pall, kas läheb ise viskele, Paade nurgast ja Paade koht see on ja Paade tabab. Ka Paade on täna päris edukalt vahetuses mängu lülitunud ja Paade arvel 7 punkti. No, Paade on julgelt mängu lülitunud, nii et Tartu nagu ei karda rünnakul eksida, et see on nagu oluline, mis neil on siiani nagu tulu toonud. Ka Nüübit saab nüüd punktilisa jällegi, nii et ka Nüübit on saanud rünnaku natukene jooksma. Aga see vahe püsib, sellest on praegu vähe kasu olnud, sellepärast et ka tartlased on edukalt suutnud rünnakuid lõpetada. No. Ja hammustavad lahti praegu Nüübiti maala kaitse. Hetkel küll, et Tartu on saanud viimased rünnakud, on kerged korvid saanud ja see paneb uuesti nii-öelda Nüübiti raskesse seisu, kas mängida mees-meest või mängida maa-ala. Tahes-tahtmata nad nii-öelda tulevad ka korjalt nüüd rohkem välja, et nii-öelda avaldada survet palliga mängijale ja otsida vahelt lõikete kohti, aga siin oli konkreetselt tegemist nii-öelda kohavalikuga. Pluss 16 Tartu Ülikool rohkem meeskonna kasuks ja vaatan, et ka lauapallid on praegu tartlastele 29-28, vähem on tehtud pallikaotusi, parem 50%. Numbrid näitavad, et Tartu on täna parem olnud. Seda küll. Mängida on küll palju, kuid mängukäiku analüüsides siis hetkel nagu ei näe konkreetselt, kus see murrang võiks Nüübiti kasutusel tulla. Ja on väga ühtlaselt teinud tartlased täna ka skoori. 6 meest on suutnud visata kas 8 punkti või rohkem. See on ikkagi oluline jõud, mitte 1, 2 või 3 meest, aga ikkagi 6 meest. No positiivne on see, et Tartule on tulnud nii-öelda punkte arvestatavalt vahetusmängijatelt, nii Paadelt kui Vasaralt eelkõige. Nii, Silland, Sokk, Stepanenkov, Aerošius ja Noormets korvi all julgelt Paade vastu ja veel 2 punkti juures. Kas Noormets võis vahepeal ka liiga kaua pingil istuda? Noh, seda ei oska öelda. Ajaliselt ta küll, aga see on peatreeneri otsustada. Stepanenkov, kes viimases poolfinaalmängus Teetu Ole Koki vastu oli superhoos, on täna visanud vaid 1 punkti. No isegi hästi sellise mängu puhul. Aerošius, 3. läheb. Nii, vahe on 11 punkti. 11 punkti, jah, nii et... Oli 16 ja nüüd on 11. No veel 2 rünnakut siia-sinna ja kui Nüübit realiseerib ja Tartu mitte, siis sisuliselt algab kõik uuesti. Paade üritab väga kaugelt 3-st. Ei lähe, kes saab laua ja laua saab Nüübit, saab Silland. No see oli võib-olla natuke kiirustatud vise. Kiirelt ette Noormetsale, Noormets annab Aerošiusele, proovib teist korda kaugelt, ei lähe. Ei lähe, kas oleks võinud Noormets ka ise korvi alt mängida julgemalt? Noh, kindlasti. Paraku
nii-öelda Aurosius selle otsuse tegi, nii et kuna Noormees seal palli ei olnud, siis ei saab ta seal nii-öelda kaasa rääkida. Samas Noormees söötis korgelt selle palli välja Aurosiusele. Paade. Ja Paade mängib tõesti väga julgelt, läheb viskeid sooritama, aga viimastes situatsioonides on mööda läinud visked, kiirrünnak 4-2 ja läheb konkreetselt praegu lõpuni Airosius 2:40 mängida ning -9. Paade võttis natuke palju enda peale, võib-olla pisut kiirustades, et ei olnud nende visetega veel nii-öelda tuli tarkus. No kui vaadata praegu aega ja seda vahet, siis tuleb öelda, et kõik on võimalik, sest kõik on võimalik kindlasti. Veerandfinaal, Teetu A. Le Coq ja Tallinna Kalev sel hooajal viimane otsustav mäng. Tuli Kalev välja 1,5 minutiga kaotusseisus sisuliselt. Analoogseid näiteid võib teisigi tuua, kuidas on võidetud kaotatud mänge ja kuidas on kaotatud võidetuid mänge, nii et ja sellel veerandajal siis skoor praegu 20-15 Nüübiti kasuks. Ja mis võib siis trump olla? No kaugviskeid on edukamalt sooritanud EBS Nüübiti mängijad protsendi poolest 35% tartlaste 25 vastu ja Liivak on tabanud kolmeseid 4-2, Airosius 3-1 ja Tagamets 4-1, aga Tagamets istub pingil ja Tanel Sokk 1-1. Nii et tundub, et kaugviskajad võiksid kõige kindlamad olla praegu Sokk ning Liivak, aga Liivakut väljakul ei ole, on Sokk. No Nüübit nüüd kindlasti nii-öelda surub agressiivsemaks, kuna Tartu on suhteliselt ebakindel olnud vabaviskejoonel. Ja ilma asjata praegu puutus seda palli Tarmo Kikerpill, sest sai Tanel Sokk käe vahele minu meelest ning see pall oleks läinud Nüübiti mängijatest out'i, aga jah, Kikerpill võib-olla isegi hooga lihtsalt läks ja see pall jäi ta teele ette, et ta ei saanud. Tal oli seal raske midagi päästa või aidata. Airosius kaotab palli, aga palli jääb Nüübitile. Kas läks see Kikerpilli kätest out'i praegu? Noh, pinged tõusevad nii-öelda, iga rünnak on nüüd. Aga iga sekund, mis praegu kulub, on vesi Tartu veskile. Seda kindlasti. Viimased 2 minutit ja 13 sekundit normaalaega. Ütleme siis praegu niimoodi, kuigi hea vahe on 9 punkti, aga see vahe oli suurem ja vahe on vähenenud. Nii et Nüübit on suutnud viimastel minutitel pisut järgi võtta. Ning viga tehakse Priit Sillandile ja vea tegijaks kas Vaskis või Toronin. Toronin kolmas viga. Ja Toroninile on see siis kolmas viga ning Silland läheb vabaviskejoonele. Kuigi jah, võistkondlikud vead veel täis ei ole, aga Sillandil võimalust skoori kasvatada ja Silland on üldiselt päris hea vabaviskaja. No võib öelda, et need on ka üliolulised vabavisked, et Nüübit nii-öelda tagasi tuleks. Ja Nüübit ühe kohtumise play-off seeriast juba võttis ära, mis tegelikult mängupildi järgi kuulus Teetu A. Le Coqile, see oli poolfinaalseeria esimene mäng, aga Nüübit võttis selle endale ja lõppkokkuvõttes pandi sellega alus poolfinaalseeria võidule ja nüüd Rannula raskustes. No Nüübiti mängufilosoofia on ilmselt selline, et mängitakse ja võideldakse nii-öelda viimase sekundini, et see annab ka nii-öelda võimaluse murranguid mängu tuua. Vaskis, leedulane on nüüd kõige kogenud mängija Tarmo Kikerpilli kõrval väljakul tartlastel, läheb korvi alla, ise ei taba ja kellele laud Noormetsale. Airosius läheb kiirelt üle. Tartlased eduseisus +7 ja Nüübit kaotusseisus -7, aga Airosius kaotab palli. Kõrgatas vastu jalga, see oli nii raske kaotus neile. Raske juhtub ja Sillandile viga. Silland saab vea ja teine mängija, kes lahkub 5 veaga tänasest kohtumisest, ka Ando Tagamets on 5 veaga pingil. Tuletan neile televaatajatele meelde, kes siis ei ole saanud kogu aeg Eesti Televisiooni otseülekannet Eesti korvpallimeistrivõistluste finaalseeria esimesest kohtumisest jälgida. Mängitakse siis 4 võiduni. Homme on seeria teine mäng siinsamas Tartus. 15. aprillil ehk neljapäeval jätkub finaalseeria Tallinnas Saku Suurhallis ja 20. aprillil järgmisel teisipäeval on
seeria 4. kohtumine, nii et need mängud igal juhul toimuvad siis juba vastavalt vajadusele. no viga oli õigustatud, aga Nüübit ei olnud valmis nii-öelda kingitust vastu võtma. +7 Tartule. Vaskis põrgatab pikalt nüüd keskjoonel palliga. no neil ei ole kiiret. Mäng tõmmatakse väga laiali. Paade. Ja Paade tabab. Paade on võtnud julgelt mängu enda peale, kui vahepeal tundus, et liiga palju võttis enda peale, siis nüüd see vise jälle õigustas. noh, see võis olla nii-öelda otsustav vise selles mängus. +9. kuid siiski mitte. jah, Airošis veel lisab omalt poolt punkte ning kui minut ja 13 sekundit jääb mängida, on vabaviskejoonele minemas Marek Toronin. noh, nüüd on tegemist puhtalt taktikaliste vigadega, et võita aega nii-öelda rünnaku organiseerimiseks. oleneb, kuidas tartlased nüüd realiseerivad. no näha on, et ei realiseeri. et viimased viskajad on ebakindlad. ja vaatan, kuidas on Nüübiti meeskond suutnud tänases kohtumises skoori teha veerandaegade kaupa, mõlemad vabavisked mööda. Toronin 18, 18, 7 ja 24, nii et totaalne ärakukkumine kolmandal veerandajal. Stepanenkov, kes täna visanud vaid 1 punkti, viskab ka selle viske mööda. nii et Stepanenkov on olnud hale vari võrreldes siis poolfinaalseeria viimase kohtumisega. Airošis teeb tõesti taktikalise vea jällegi. Kaasmaalase sportliku moodi juba. aga ei midagi tooret. ei midagi tooret siiski. 52 sekundit. Tartu peal 74-67, Vaskis veel vabaviskejoonel. ja tabab. ja Vaskise arvel täna on siis nüüd 9 punkti ja kui tabab ka teise vabavisk, on 10 punkti. ja see on tartlaste rivistuses 5. mängija, kellel on 10 punkti täis. ühtlane skoorimine. Sokk söödab Noormetsale, pall läheb Noormetsast auti. nii, mäng on tehtud. Tartu on finaalseeriat asunud juhtima 1-0. kas seda võib lugeda üllatuseks või seda ei tohiks lugeda üllatuseks? no üllatuseks seda kindlasti lugeda ei saa. Rannula, sööt veel efektne Toroninile, aga enne jõuab Rannula teha vea rünnakul Kandimaa vastu. aga võib-olla kardetud tandem Kandimaa ja Liivak ei ole ikkagi suutnud täna midagi erilist korda saata ja tulevad meelde Tõnu Lusti sõnad, et ei ole ju vastas midagi hullu, needsamad mehed, kes eelmisel hooajal meie meeskonnas mängisid. just nimelt. Kandimaa ja Liivak. no võib öelda, et nii-öelda Tartu tuua ei ole kindlasti seda teinud Nüübiti kasuks, mida neilt oodatakse ja milleks nad on Nüübitisse nii-öelda võetud. aga no eks see on nüüd Nüübitile korralik äratuskell homseks mänguks, sest kui nad nüüd homme peaks Tartust 0-2 seeriaseisus lahkuma, siis on juba Tartul väga suured eelised. ja samal ajal, kui viimased 19 sekundit jääb veel mängida, minutiline mõttepaus võetud, vaatan kiirelt ka punktitabelit. Airošius 15 punkti, Tagamets 14 punkti ja 14 punkti tartlaste poolel Tarmo Kikerpill. no nüüd on oodata kiiret 3 punkti viset ja järgnevat kiiret viga. vaatame, kas nii ka läheb. pall on siis EBS Nüübitil, kuna Heiko Rannula sai rünnakul vea, aga 9 punkti 19 sekundiga tagasi mängida tundub väga ebareaalne. ja vaatame, mida veel siis pakutakse meile. siin finaalseerias ei loe, kas sa kaotad kohtumise 40 punktiga või kaotad sa 1 punktiga, kaotusena läheb see ikkagi kirja ning siin veel puterdab Airošius pisut seda palli, aga viga läheb kellegile tartlastest, see on Toronin, kes tõstab käe, see on talle vist 4. viga. see on 4. viga, kuid see ei oma hetkel enam mingit tähtsust, Nüübit viskile ei jõudnud. ja lihtsalt on veel teadmata, millise tulemusega esimene finaalmäng lõpeb, teada on küll võitja, selleks on Tartu meeskond. no ilmselt küll. ja Airošius viskab esimese vabaviske veel mööda. ja teise peaks mööda viskama.
aga sisuliselt ei ole sellele enam vahet. 6 sekundit mängida ja Nüübiti mängijad ei käi enam tartlastele peale ka ja Tõnu Lust läheb õnnitleb kiirelt oma mängumehi ja tartlased on saanud väärtusliku võidu tänasest kohtumisest ning väga hea sissejuhatuse teinud finaalseeriale. No Tartu oli võitu väärt.